Tere, mina olen Raimo Kimmel, Dynamic Diski mängija ja mäletate minu viimast blogipostitust seoses gameplani ja võistlustega. Rääkisin ka siis nii-öelda gameplani kirjutamisest, paikapanemisest, et kuidas mingit rada mängida. Ja täna siis mõtlesime, et teeme väikese piltliku näidise, kuidas siis ja mida võiks kirja siis panna omal sinna paberi peale, tänapäeval telefoni kas või pole väga vahet. Olen jõudnud siia mäetagusele, kus algab kohe varsti võistlus mul. Ja nüüd siin põhimõtteliselt esimese 2 rajaga saangi ära näidata, et kuidas siis mina gameplani teen endale. Alustame esimesest rajast. Nagu te teate, siis suhteliselt avatud, korvi osa natukene tõuseb. Pikkust 129 meetrit, vasakul on OB ja tihtipeale see rada avatud tuultele. Kuna minu viskepikkus korvi alla välja jõudmist ei luba, siis minu plaani järgi saab olema niimoodi, et kui te kõik teate, siis siin nurga peal on üks niisugune kivi, mis on tiialalt umbes 100 meetri kaugusel. Siis ma nii mõtlengi, et ma viskan siis oma esimeseks viskeks kindla peale tagant käega oma kreissi ja suuna võtangi kivi peale. Ja kuidas ma siis oma paberi peale kirja panen, ongi lihtsalt rada 1, taga käega, panen ketta nimetuse ja panen juurde, et kivi. Ehk et mina saan siis aru, et ma pean viskama kivi peale ja jällegi, nagu ma juba korra mainisin, et tegemist väga tuulise ajaga tihtipeale, siis siin olles panen omale väikese PS-i alati ja panen kirja vaata tuult. Sest see tuul võib hakata siin rolli mängima. Ketast ma ei vaheta, ketas jääb mul samaks, aga tuule osas siis sõltuvalt sellest, kumma poolt ta puhub, siis ma kivi suhtes natukene nihutan viskamispunkti. Nii lihtne ongi. Nii, see oli selline natukene lihtsam joonis. Lähme natukene keerulisema raja peale. Number 2, 180 meetrit. Esimene vise siis peab olema, nagu me teame, siin on Timol palju metsa ja väikene käpp, kust kaudu pääseb siis korvi peale. Kuna minul kätt ei ole, et üle metsa visata siia kuskile korvi alla, siis paraku peame tegema natuke teistsuguse plaani enda jaoks. Ja jällegi, kes rajal on käinud, teavad, et vahetult ennem seda käppi on siin üks väike õunapuu, mis on tiialast umbes 70 meetrit, mis siis tähendab minu jaoks, et ma tahaksin saada oma esimest viset siia selle käpi otsa peale, kust ma saaksin siis korvi rünnata. 70 meetrit vise, 95% tõenäosusega keskmaad, kõige lihtsam mul visata. Jällegi, mis ma siis nii-öelda paberi peale märgiksin, on 2 PH ehk et backhand tagant käega. Kettaks valima siin verdikti ja jällegi, et omale hoida seda joont lihtsamalt, panen peale suund õunapuu. Viskan õunapuu peale, ma tean, et mu verdikt keerab enne õunapuud ilusti ära, maandub umbes kuskil siin koha peal, kus siis minu jaoks on hea koht, kus nüüd siis rünnata korvi. Nüüd kõik sõltub sellest esimesest planeeritud viskest, kas ma saan korvi rünnata või ma ei saa korvi rünnata. Kui ma jõuan enam-vähem sinna kohta, kuhu ma tahan saada, siis siit on mul võimalus korvi rünnata. Ja tihtipeale siis, või siis mõni teine rada, kus on mul nii-öelda võimalik võtta pöördi, siis ma panen omale jälle väikese märke juurde. Et kui mul esimene vise tuleb välja, siis stiilis vaata pöördit. Ehk ma panen oma väikesed märksõnad sinna kirja.
ja selle järgi jõuan rajale, võtan paberi lahti või võtan omal siis telefoni lahti, kus ma olen omal märkmed teinud, vaatan, see rada, ma olen omale kirjutanud üles teatavad punktid, ehk et siis ma pean avaviske teen ma tagant käega, verdiktiga, viskan õunapuu peale. See võiks maanduda mul siin koha peal ja järgmine märge ongi mul see, et vaata pöördit, ehk et alati tasub panna selline väikene märk endale juurde. Kui on võimalus, siis proovin, kui ei ole võimalust, siis mängin kindlat parri. Esialgu tasub neid asju üles kirjutada, jääb paremini meelde, saab ka nendest võib-olla mõningatest muudest mõtetest mängu jooksul, mis tekib päris palju nüüd tegelikult hetkeks ennast välja, kui võtan selle paberilehe endale ette, vaatan, okei, see rada, mul on plaan niimoodi mängida, mängin ära, keskendun ühele konkreetsele rajale, mitte hakka mõtlema sellele, et kuskil rajal läks pahasti, et ma pean seda hakkama parandama. Et kas gameplan jääb mul kehtima iga-aastaselt või ma teen seda iga kord uuesti? Mis te ise arvate? Muidugi teen uuesti. Igaks võistluseks teen ma siiski ikkagi uue väga mitmel põhjusel. Võib-olla mul on ilmselge, et me kõik ju natukene areneme ka, natukene paremaks saanud. Eelmise aasta gameplan ei toimi enam, aga kindlasti ma võtan omale selle vana paralleeliks, millega siis võrrelda. Et kas ta töötab või ei tööta, kui on vaja teha muudatusi, siis ma teen muudatused sisse, parandan ära. Kui sobib eelmise aasta või eelmise korra gameplan, siis jääb see ka kehtima. Liiga palju märkmeid ma pigem ei soovitaks teha omal rajal, et ühest-kahest, nagu mul siin teisel rajal näidatud on, ma arvan, et piisab. Et võtame näiteks, et kui on olemas rajal 2 liini, eestkäeliin, tagantkäeliin, et kumma ma siis kirja panen. Mina pigem soovitaks panna ühe neist kirja, ehk et minna kindla peale, sest mida rohkem omale tekitan valikuid või võimalusi, millega vahel valida, seda segasemaks või keerulisemaks tegelikult otsustamine läheb ja lõppkokkuvõtteks, eriti veel kui on mingi punkt-punkti mäng, siis võib juhtuda, et lõppkokkuvõttes teete vale otsuse ja pärast siis kirjuta võib-olla ise ennast. Ma arvan, et vähemalt esialgu kindlasti võiks mõelda selle peale, et panna üks konkreetne vise treeningringil paika, mis võiks siis töötada ja selle pealt seda mängu siis omale üles ehitada. No nii, umbes selline ta välja näeb. Loomulikult ma ei joonista seda kõike, vaid paberi peale läheb ainult siis see osa, mitte enam rohkemat. Et muu pilt jääb mulle nii-öelda omale mällu, et kuidas seda välja kujunes. Kui sul tekkis küsimusi, siis kommenteeri siia postituse alla või on mõni muu teema, millest sa tahaksid veel kuulda, mida ma saaksin rääkida. Ma räägin omaenda kogemusi, mida ma olen siis läbi elanud või läbi proovinud. Ma ei saa rääkida kellegi teise eest. Kindlasti jälgige Margiti kanalit, kui te ei ole seda veel teinud. Margitil on tulemas kindlasti huvitavaid ja põnevaid videosid veel ja Margitiga koostööd, ma arvan, et me jätkame veel mõningate videodega. Seega näeme rajal. Selline küsimus, et kui te käite võistlustel, kas te teete alati gameplani ja kuidas te teete, mis te seal kajastate? Vanematel on see, mina üldiselt teen. Eks mul ikka on mõeldud rada läbi, kuhu ja kuidas ma tahan mängida, aga see gameplan pigem muutub ilmast tulenevalt. Baasplan on plaan olemas. No ega väga palju vist ei ole lisada sinna midagi, et selles suhtes pigem küll, jah. Oleneb ilmselt lihtsalt, mul on mingi harjumus minna alati dialale 2 kettaga, et üks nii-öelda tuuleketas, teine mitte tuuleketas. Noh, nii-öelda ütleme siis, põhimõtteliselt oleneb jah, nagu tuulest see kettavalik, aga pigem on mingi gameplan paigas, jah, et päris nii lähed, vaata, mis saab ja pigem oled arvestanud, tead, mis viset ikkagi teed. Et iga viskajaks on oma liin ja oma mõte. Minu gameplan on see, et kas ma lähen viskan Seppo T2-ga või millegi muuga. Kas need 2 kettast on sul välja mõeldud enne? Ja ikka jah, on harjutusringide tulemusel. Enam-vähem, jah. Gameplan on alati olemas igal rajal, kus ma võistlemas käin. Et muidu peab lihtsalt liiga palju otsuseid tegema, kui rajale niisama lähed. Ja gameplan peab olema võimalikult lihtne lollikindel, et peab mõtlema protsentidele, millest siis õnnestus, et alati võtta see kõige suurem protsent.
ja siis vastavalt ilmale ja tuulele ja kõigele sellele korrigeerida seda gameplan'i. Et see ongi minu nii-öelda ettevalmistus. Et kas sul on reaalne märkmik olemas? Märkmikut kaasas ei ole, aga ma teen telefoni, teen nagu notes'e. Me teeme alati endale gameplan'i, et see on selge, et kui võistlusele lähed, on ükskõik, mis taseme võistlusi, siis tegelikult see annab sulle selle enesekindluse, et seal rajal nii-öelda toime tulla ja et sa ei pea enam hakkama mingeid valikuid tegema, et see on sul enne mängu juba paigas, sa saad väga lihtsalt lähed tiialale ja juba tead, mida sa viskad, et võib-olla sõltuvalt tuuleoludest siis pead midagi muutma, näiteks kas või siin mäetagusel, et siin on hästi tuuline, aga reeglina on need asjad juba enne mängu paigas. Jah, me tegime eile ära, nüüd mäetagusel on päris palju uuendusi, et vana gameplan'i ei saanud kasutada nii-öelda, aga eks olukord ikka nõuab või mõnikord raja peal siis hetke olukorrast lähtuvalt mingit vahetust ka gameplanis, aga puhtalt siis tuule tingimustest, et muidu jääme oma gameplani juurde ja paneme kirja, mis me igal rajal tahame visata ja kus olla. Ja reeglina siis lähtume sellest, et mis siis oleks kõige mõistlikum nii-öelda vise sellel rajal, et kas minna ründama näiteks või kas sa tahad siukest nii-öelda placementi mängida, et võib-olla vältida OB-sid ja mingisugust võib-olla mingit muud ohtu rajal, et kuidas saada nii-öelda see kõige parem skoor, et igal rajal kindlasti ei lähe täiega paugutama, vaid pigem sa mõtled läbi, mis on sinu jaoks kõige nii-öelda kindlam, mis on 10-9 korral alati seal, kus ta peab olema, et see on see, kuidas meie koostame oma gameplani. Ja, ikka teeme, kõik teevad. Me vaatame, kuidas muru lendab, kuidas vihm liigub, kuidas pilved liiguvad ja siis valime kätta teele ja tulemus on hea. No tegelikult ikka, eks mingid asjad pannakse ikka paika, et treeningringil, et võimalikult siis vähe eksimusi teha võistlusringil. Kas teil on reaalne märkmik? Ei, kirja otseselt ei pane. Kõik on peas, jah? Need asjad jäävad ikka pähe. Teil on veel mälu? Me oleme noored mehed. Okei. Kõigepealt ma vaatan üleüldse kõigepealt raja, et mis see rada nagu soosib, et igal rajal on erinevad elemendid esiteks. Ja siis gameplani juures, mida ma arvestan kõige rohkem, võib-olla see, et mis konkreetne rada soosib, millist viset, ja siis ma teen oma kettavalikuid selle põhjal ja teine asi on ka see, et millised on mu komfortvisked, ehk siis millised on need visked, mida ma kõige suurema tõenäosusega suudan tabada. Et selle põhjal ma ehitan oma gameplani ülesse ja siis mängu ajal juba on execution. Aitäh! Palun!